No nii, tere, armsad Plaastrid peale kanali vaatajad, kuulajad. Täna on üle tüki aja tore päev, sest meil on olnud nii pikk paus, et meil on külaline. Meil on külaline meie armsalt Eestimaalt, kelle nimi on Sirje. Nii et Sirjega meie siis oleme juba tuttavad selle aasta veebruarist, kui Sirje otsustas, et tema tahab oma elu muuta ja otsustas siis hakata kasutama ka Lifeaid plaastreid. Nii et tere, Sirje, rõõm tere! näha. Kuidas see siis läinud on? Kuidas sul see algus oli? Hakka kohe päris algusest peale, et mäletad, kui me kohtusime, et mis sind viis nagu selleni ja kuidas sul see mõte tuli üldse, mis sind kõnetas? No juhused ei ole, kõik tulevad siis, kui sa oled selleks valmis. Nii, sa vaatasid, mis saadet sa vaatasid? Maia Kate välja taga saadet vaatasin Plaaster peale ja siis tekkis mul ka huvi, et mis need endast kujutavad. Ja siis ma hakkasin pingsalt otsima seda lehte, kus neid siis saab ja siis ma sattusin ka Rita lehele. Nii mõeldud-tehtud, panin sõnumi teele ja ei olnudki mõne aja pärast oli juba ka Rita meil külas. Nii, Karita oli tore, ütles mulle, räägi, kus sul valutab. No mul põlved, 4. staadium, vaja hakata juba põlveoperatsiooni tegema. Karita võttis kotikesest oma plaastri, pani peale, küsib, kuidas on 3 minuti pärast, no valu läinud. Ja kui kaval ta oli, ta ei öelnud, mis selle plaastri tegelik põhjus on, miks selle valu kohe ära võtab. Saatsin Karita ilusasti koduteele ja hakkasin uurima. Karita andis paksu raamatu kaasa, et hakka nüüd vaatama, uurima. Ja siis, kui ma jõudsin selle valuplaastri juurde, siis tuleb välja, et need plaastrid blokeerivad valuastingu. Selge. Niimoodi mul tekkis üha rohkem huvi nende plaastrite vastu ja hakkasingi kõigepealt siis oma põlvele need plaastrid panema, aga muidugi sul on soov ju kõike korraga tahta ja muidugi muudkui paned aga siia ja sinna, aga tegelikult tuleks ikka alustada ainult 2 plaastrist, mitte miks 39 kaela peale ja ööseks ei on naba alla, aga kus mina panen ikka küll talla alla ja kõhu alla igale poole. Nüüd, kui ma alustaksin, siis ma enam nii tihedalt neid ei topiks. Aga kuna nüüd on juba mitme kuu ju kogemused ja tõesti, mul on neid kogemusi olnud väga palju. Käisin hambaarsti juures, võeti mul hammas välja ja arst topitas kohe, et kui valus on, et võta need valuvaigistid. Mina panin Eionit 2 tükki sinna sellel põletiku, noh, arvatava, et ei tuleks põletikku, panin sinna peale. Ei mingit valuvaigistit polnud vaja võtta. Siis suvel sain puugi, panin puugi peale plaastrit, glutadiooni, Eioni ja ilusasti ja talle isegi veel puukisilm jäi sisse ja ei, tuli ilusasti kõik välja, oli korras ja ongi niimoodi, et sa võid tahta, et tee mul see korda ja anna mulle sinna tuge, aga organism teab täpselt ise, kus, millal, kui palju. Mina olen väga rahul ja tänan Karitat selle eest, et sa mu teele sattusid. Super. Ja minul on ka väga hea meel selles mõttes, et sul on nagu väga toredad ja võimsad kogemused, mis ehk julgustavad ka kedagi teist neid kasutama, et kas sa soovid natuke rääkida ka oma abikaasa teekonnast? Kuidas sul see? Ja no tegelikult, kui nii võtta, siis algus oligi sellest, et ma sinuga hakkasin ühendust võtma, oligi abikaasa. Kuna temal avastati verevähk ja muidugi siis ma palusin Jumalat, et ma ei ole veel valmis selleks, et ta minult ära võtab. Ja siis oligi niimoodi, et hakkasime temal kasutama neid plaastreid, ikka X39 Eion ja jala alla panime neid energiaplaastreid ja paari kuuga oligi verepilt oli hoopis nüüd teine ja ühesõnaga nüüd on niimoodi, et 6 kuu pärast võeti ta keemiaravilt on nüüd maha võetud, et on täitsa elab tavalisel režiimil ja on väga-väga reibas ja tõesti need toimivad ja kusjuures ma tahame seda öelda, et noh, arvad niimoodi, et ta peaks ikka rohkem tegema siit ikka ilusamaks ja siit kergemaks
aga, ja siis mõtled, ohoo, mul on ju need parasiidid ja siis ma muretsesin oma need parasiidi graanulid ja nüüd ma võtan neid, et ikka see organism oleks ikka puhtam ja ikka nad ikka rohkem toimiksid ja teeksid imet. aga tõesti energiat, no alguses oli kohe hommikul tõusid üles, olid nüüd juba tunne, nagu oleks juba tass kohvi joonud. et sellist reipust ja niisugust tüdimust absoluutselt ei ole, et kui tahad midagi teha, siis teed ära. noh, vaatad küll passi, et oled varsti 80, aga hing on küll nagu 25. ja see ongi kõige tähtsam, see, kuidas sa ennast just, tunned, muu kõik on numbrid, kõigest numbrid. ja ja no nii tore, et see läks korraks siis kõik. mina tänan sind, armas Sirje, soovin sulle ja abikaasale ilusat jõuluaega ja head aasta lõppu, et alustada taas reipalt uuega. nii et armsad just. Kaspeale kanalit vaatajad, ega ma ei ole kindel, kas ma jõuan see aasta veel mõne video teha, äkki jõuan, mine sa tea, aga seniks kõigile kohtumiseni ja olge ikka rõõmsad. kõikidele Leefoidi plaastrite kasutajatele ja häid jõule ja helget uut aastat. kõike kaunist. kõike kaunist.